Me ju teame, mis on ajalugu. See on see, mida loeme ürikutest ja raamatutest. Näeme vanadel joonistel, maalidel ja fotodel ning tajume vanades hoonetes. Kuid on üks täiesti isiklik tasand, mille kaudu veel tekib ja talletub ajalugu. Nimelt see, mis tungib aiu nina kaudu. Kõik need lõhnad, aroomid ja haisud, millega on seotud kohad, sündmused ja inimesed. Kord kogetud lõhnad talletuvad ja sinna nad jäävad aastakümneteks. Ja kui kunagi hiljem tunned seda tuttavat lehka, ärkavad otsekohe ellu ka kohad, sündmused ja inimesed, kes sellega seotud. Vaat sellest kirjutas raamatuga kirjastaja ja kirjamees Tauno Vahter, kellega koos, nagu tublid verekoerad, ajasime mööda linna põnevaid lõhnu taga. Enne, kui tuntud kirjastaja ja kirjamehe Tauno Vahteri juurde lõhnadest ja ajaloost rääkima lähen, nuusatan õhku oma töökoja lähedal ja hakkavadki peas elama minu isiklikud nostalgiamõtted ning meenutused. Tänapäeval haisutavad Tartu maanteel kõige rohkem kõik need tuhanded autod, mis siin päevas liiguvad. Aga umbes 50 aastat tagasi oli siin kandi kõige kõvem haisutaja tselluloosi ja paberikombinaat. Siin levis selline hais, mida võib-olla olete tundnud Kehrakandis liikudes. See paberitööstustele iseloomulik hapukas kirbe hais, mille tööstuskoletis lähikonna elurajoonide poole puuksutas ja sealsed elanikke lämmatas, on ammuilma kadunud. Paberitööstus on aastate eest tegevuse lõpetanud. Nüüd on siin moodne büroohoone. Kas tänapäeval Tallinnas on vähem lõhnu, kui oli 30 aastat tagasi, et kas toona oli see bukett rikkalikum? Ei ole vähem, aga nad on teistsugused natukene. Esiteks tollal oli ikkagi sellist tööstuse ikka haisu oli rohkem, et olid mitmed sellised suured vabrikud või tööstusettevõtted, mis ikka haisutasid ikka korralikult seda linna vahel. Just nimelt. Vana paberivabrik polnud ju ainus haisutaja. See Sossimägi Tartu maanteel oli aastate eest üks suur haisude ja lõhnade kohtumispaik. Mingid lõhnad tulid tselluloosikombinaadist, midagi jõudis siia lihakombinaadist. Lihakombinaat asus seal, kus tänapäeval on kaubanduskeskus T1. Mingisugused nüansid tulid plastikutootjalt Salvolt, midagi jõudis siia loomaaiast ja kindlasti üht-teist tuli ka Livikost. Olgu siis täpsustatud, et loomaaiast, mis asus enne 1983. aasta kolimist Kadrioru servas Lasnamäe veerel, kostus vahel huntide ulgumist ning vahel tõi tuul sealt jõulist lõvipuuri haisu. Ja Salvo, mis asus kohas, kus praegu on riigi kinnisvaraettevõtte kontor, tootis kelke ja kiivreid ning muud plastikust tarbekaupa. Seda sulaplastiku lõhna, mis sellest majast tuli, mäletan tänaseni. Minu isiklikuks looks sai see suur haisude ja lõhnade ristumiskoht seetõttu, et ma elasin siin. Kui ma olin 4, 5, 6 aastane, elasin ma selle maja teisel korrusel. Maja esimesel korrusel asus toona leiva- ja saiapood. Ja leiva- ja saiapood levitas eriti hommikuti värske leivalõhna. See leivalõhn, mille tõi leiva- ja saiapoodidesse spetsiaalne leivaauto, saab olla meeles vaid neil, kes sel ajal elasid. Ka Tauno Vahter pühendab leivale oma raamatus terve peatüki. Ja ta ei räägi seal üksnes lõhnast. Et vanasti oli kindlasti niisugust sooja ärsket leiba ja saia palju haruldasem poes näha, et leivapoes noorem inimene ei saaks nagu aru, et miks on paberitükid on leiva sahtli kõrval, et siis igaüks tuli ja paberitükiga vajutas sinna leiva või saia peale, et aru saada, kas see on veel pehme või ei ole. On veel üks sektor sellel haisude ja lõhnadega seotud mälestuste kirjul palletil. Tänapäeval on avalikud käimlad üldjuhul korralikud, nii siin bussijaamas kui mujal linnas. Nõukogude ajal olid avalikud käimlad mingil imelikul põhjusel haisvad vastikud peldikud, kuhu läksid üksnes siis, kui häda oli tõesti väga suur. Nõukogude ajal olid ühiskasutuses ruumid lihtsalt olidki enamasti ju päris õudsad, et mingi põlvkonna inimesed, et
kui nad ütlevad, et Tartu bussijaama peldik, siis kõigil läheb nägu naerule või õudusest kahvatub, aga selles mõttes kõik niisugused transpordiga seotud asjad nagu Balti jaamas või bussijaamas või kuskil, kõik need ühispeldikud olid ikka üsna kohutavad. Iseenesest pole selles muidugi midagi ekstra originaalset, kui linna ja selle elanike lugu kirjeldatakse läbi lõhnade. Näiteks on kirjutatud Peterburi ajaloost läbi lõhnade ja häälte. Ka Pariisi lugu on selliselt lahti kirjutatud. Tauno Vahter kirjutas oma loo Tallinna lõhnadest. Kas on mingisugune spetsiifiline lõhn, millest see kõik nagu algas või argnema hakkas? Ei, ühte kindlat lõhna ei ole. Ma alguses kirjutasin täitsa niimoodi Exceli tabelisse nagu märksõnu üles, et mis on sellised hästi mälestusväärsed lõhnad, millest saaks nagu harutada lahti. Ja siis hakkas neid järjest tulema. Milline mälestus Exceli tabelisse kõigepealt kirja sai, seda Vahter ei mäleta. Aga see võis olla seotud kooliga. No kindlasti seal oli mingisugune 1. septembri koolilõhn, kui kõik lõhnab laki järele ja vanasti ka viksitud kingade järgi, mis tänapäeval pole nii tavaline. Ja siis see mingisugune koolisöökla lõhn, mis sealt kuskilt altpoolt tuleb ja siis läheb koridori laiali ja rääkimata siis võib-olla sealt mingisugust kehalise garderoobist. Aga samas võis see esimene olla lõhn, mis seostub eeskätt vanade puumaja rajoonidega. No lapsepõlvest minu jaoks tugev lõhnamälestus on see, et kui vanaema vanaisa juures käidi, siis see oli selline piirkond, kus palju köeti puidu ja briketiga ja siis kui oli selline karge talveilm ja siis sealt tõusis selline puiduga kütmise lõhn ja võib-olla selline pehkinud puumajade lõhn ka kokku, et see on minu jaoks väga niisugune nostalgiline kuidagi lapsepõlve mälestuse niisugune ehe talvelõhn. Aga paraku ei ole enam võimalik tunda magusat šokolaadi ja karamelli segust lõhna Kalevi bussipeatuses. Lapsepõlves tuli ette, et tahtsid just seal korrakski bussist maha minna, et hingata sisse mõni magus sõõm. Tänapäeval peatus on jätkuvalt Kalev, aga Kalevi obrikut ei ole, on politsei ja politsei teatavasti või praegust vähemalt ei ole tunda, et kuidagi lõhnaks. Vot see on hea küsimus, kas politsei lõhnab teistmoodi kui miilits. Ma usun küll, ma loodan. Ma arvan, et natuke võiks lõhnata teistmoodi. Nüüd Kaleviga seoses tuleb meelde veel, et siin tehti ju ka nätsu ja vot nätsudega seoses on sul raamatus terve omaette peatükk. Levinud teooria on ju see, et nätsu hakati esimest korda tegemisel kuskil 60-ndate lõpul Kalevis, aga selgus, et tegelikult prooviti ka juba 30-ndatel Eestis nätsu teha, aga jäi natuke segaseks, et millest seda tehti. Aga kuna nätsud oli nagu selline suhteliselt väike valik alguses ja siis kõik muidugi tahtsid, et kui keegi välismaalt tooks midagi, siis need nätsud olid tihtipeale kuidagi teistsuguse maitsega, et siis see jäi võib-olla rohkem meelde. Aga üks, mis oli päris kindel, oli see, et Kalevi nätsu maitse kestis vähem aega kui näiteks sellel samal Pedrol või Donaldi nätsul. Ja siis olid mingisugused nätsud, mis olid populaarsed selle tõttu, et nendega sai üldise arusaama järgi paremini mulli puhuda. Aga läheme nüüd kohta, mis peaks olema lõhnanostalgiast pungil. Läheme Tallinna keskturule. Tuleb välja, et hapukapsalett on ikka seal, kus ta on alati olnud. Tauno, sul on raamatus terve omaette peatükk hapukapsast. Miks? Hapukapsas on niisugune sesoonne lõhn nagu. Ja see on kuidagi niisugune ikkagi nagu hästi omane lõhn nagu teatud aasta ajal. Näiteks, kui ikka jõulud, siis see kapsalõhn, see pidi olema. Jah, või siis varem võib-olla tundsid ka seda niimoodi, et näiteks elas kuskil korrasmaja, siis kohe tundsid, kui kuskil kodus tehti seda ise. Aga proovime, äkki me saame sind proovida ka, mis maitsega siin on. Stiilne on niimoodi, et sul natuke läheb juustesse ja vabemesse kinni ja siis käid pool päeva ringi niimoodi sellega. Kui see konkreetne kapsalett ja mõni pirukaputka välja jätta, siis tegelikult on tänane keskturg paraku väga õnnetu koht. Täitsa omaette lugu on turu lihamajaga. See on minu arust üllatavalt vähe muutunud, aga see on selline suhteliselt vanakooli asi. Vanakooli asi ja mulle nagu endale meenub lapsepõlvest, et väga ei tahtnud minna, et seal pidi olema ikkagi ettevalmistatud. Ja seal on erinev koolkond, et mõned, kes nagu vihkavad kõige rohkem lihaosakonda ja siis teised, kes keelduvad minemas kalaosakonda ja siis kolmandad, kes ei ole nõus kumbagi minema. Lähme vaatame, kas me näeme
siia midagi ka, lihtsalt siseneme siia. Ma arvan, et nädala sees väga palju siin rahvast ei ole. Siin on lente kõvasti vähem kui vanasti. See lõhn on endiselt õhus. Praeguses tänapäeva Tallinnas on mõni koht, mõni lõhn, mis on iseäranis armas, tähtis ja võib-olla ka linnale iseloomulik. Ma arvan, et Tallinnas ei ole sellist lõhna, mis oleks kogu maailmas üksnes Tallinnas. Aga on mõned nagu iseloomulikud lõhnad on kindlasti. Näiteks merelõhn. Merelõhn ei ole üksnes see üks ainus konstantne lõhn, vaid see on Tallinnas ikkagi muutuv lõhn. Ta võib olla selline, teistsugune. Ta võib olla siuke kergelt väävline. Ta võib olla see, et kui tuul toob siin igast adru ja vetikaid, et siis need hakkavad lagunema ja siis siin haiseb muidugi korralikult. On üks olümpiamängudega seotud moment, millest on vähe räägitud. 1980. aasta olümpiaregatiks valmistudes ilmusid Tallinna linnapilti teadagi olümpiahotell, telemast, uus lennujaam, purjespordikeskus, Postimaja ja Pirita tee. Kuid pikas plaanis olulisim oli vast see, et enam ei lastud otse merre linna reovett. Põhimõtteliselt kuni olümpiani kogu Tallinna solk läks otse siia Tallinna lahte ja siis pärast seda nagu asi muutus, kui tehti Paljassaarde reoveejaam, et hakati puhastama. Ja ei taha ette kujutada, mismoodi haises toona suvel soojal ajal Tallinna laht, kui siia lasti kogu see solk. Kahjuks või õnneks ma ise ei tea seda. Aga proovime lõpetuseks rääkida mõnusamatest, just nimelt Tallinnale iseloomulikest lõhnadest. Kindlasti on teatud linnaosadega, näiteks mingi Piritaga võib-olla seoses või Nõmmega, et selline suvine männimetsalõhn, niisugune kerge sooja vihmaga, niisugune hästi tugev männilõhn, mis on õhus, et see seostub nagu kohe kindlasti sellega. Samas mina kõnnin koju minnes tihtipeale vanalinnast läbi, sellepärast, et seal on õhus siiski selline kerge pagaritöökoja ja kohvilõhn, nagu see on ju pigem ikkagi meeldiv. Eks igas linnaosas on mingid natukene mingisugused omapärad. On täiesti selge, et igal meist on meeles omad lõhnad ja oma ajalugu, mis, ma loodan, seoses selle looga ka meelde tulid. Meenutagem siis kas või seda, et mõnda hirmsat haisu linnas enam pole ja sedagi, millised võimsad lõhnad iseloomustavad tänapäeva.